Minu õpetaja ütleb, et me ei karda surma, vaid me kardame hoopis elu. Ja me ei karda ebaõnnestumist, vaid hoopis kardame õnnestumist. Mis see tähendab? Me saboteerime oma edu, sest me kardame midagi, mis selle eduga kaasneb. Näiteks täna meil olid sõlmed, kus me jõudsime selliste järeldusseni, et naine kardab olla veel rohkem edukas ja võtta selle eest vastutust, sest ta kardab, et kui ta omab veel rohkem raha ja on veel edukam, siis mees tema kõrval tunneb ennast ebaväärtuslikuna, ebapiisavana, et ta ei teeni piisavalt raha ja läheb ära. Kuigi see hirm on reaalselt ainult selle naise peas ja see on välja mõeldud hirm. Ja sellepärast, et ta kardab, et selline asi võib juhtuda, ta ei lähe edusse. Siis oli selline mees, kes kommenteeris selle peale, et tema kardab ka edu. Aga ta kardab edu sellepärast, et edukad inimesed, mehed, tihtilugu võtavad omale noori naisi. Aga tal on pikaajaline suhe ja ta kardab, et kui ta on edukas, siis ta hakkab tahtma noori naisi ja võtab omale noort naist ja jääb ilma praegusest suhtest. Ja siis tuli välja kolmas inimene naine, kellel mees on praegu edukuse lainel ja ta kardab, et kui see minu mees saab liiga edukaks, siis tal on ukse taga järjekord naisi, kes tahavad teda endale võtta. Ehk siis me kardame edu selle asemel, et karta ebaõnnestumist. Et see eduhirm on nii suur. Ja ma saan väga hästi aru, et ma ise ka kardan edu ja saboteerin seda täiega kõikidel võimalikel viisidel, aga ma ise ei ole veel aru saanud, mis selle taga on, sest suhet mul ei ole. Sellised huvitavad tähelepanekud. Te võite ka kommentaarides kirjutada, mida kardate teie, kas mehest ilma jääda, kui olete ise liiga edukas või hoopis vastupidi, et kui partner on liiga edukas, siis on järjekord ukse taga ja et kirjutage kommentaarides, jagage oma lugusid.